Hei, hei! Käes on reede ja meil on virtuaalassistent fookuses. Mida virtuaalassistent teeb live? Mina olen jätkuvalt Õnnela ja nendes laivides säravad virtuaalassistentide VIP-klubi liikmed, et pakkuda neile võimalust näidata siis, mida päriselt virtuaalne assistent teeb, milliseid oskuseid ta kasutab ning kuidas ta saab ettevõtjaid toetada. Meie tänane külaline on Sandra Engam, kes on tegutsev virtuaalne assistent ning Sandra jagab meiega, kuidas ta virtuaalassistendi tööni jõudis, milliseid teenuseid ta täna pakub ja jagab ka ühte praktilist nippi, mida võib-olla virtuaalne assistent saab kasutada, aga ma usun, et me kõik võiksime kasutada seda nippi, mida Sandra hakkab meiega jagama. Ja räägi meiega julgelt kommentaarides kaasa, sest nii on palju põnevam seda kõike vedada ja te saate ka küsida ja me saame siis kohe Sandralt võib-olla ka vastused. Tere tulemast, Sandra! Tere kõigile minu poolt ka. Ja nagu kombeks või tavaks, siis ikkagi selliste kahekõne või dialoogiga siin teistele kuulajatele alustame sellest, et kuidas sa üldse virtuaalassistendini jõudsid või ametini jõudsid, kes sa oled üldse ja kaua sa üldse oled tegutsenud virtuaalassistendina? Nii, kust ma alustan? Alustan sellest, et kes ma siis olen. Ma olen Sandra. Ma olen pärit sellisest toredast väikelinnast nagu Haapsalu. Ma olen kahe väikese toreda tüdruku ema. Ja nagu eeldada võib, siis olen ka virtuaalne assistent ja siis ka iseenda tööandja. Ja ma olen nüüd tegutsenud assistendina umbes 2,5 aastat. Ja kuidas ma assistendi tööni jõudsin? Minu lugu on selline, et mul ei olnud enne assistendiks hakkamist tegelikult üldse mingit kogemust kontoritööga või assisteerimisega. Enne ma töötasin üldse tegelikult laeva peal, ma olin klienditeeninduses, ma olin baarmen, töötasin aastaid seal ja kui siis jäin oma esimest last ootama, siis selgus üsna kiirelt, et tegelikult, et ma kindlasti ei lähe enam enda vana töö peale tagasi ega ka töökohta. Ja ma hakkasin üsna varakult mõtlema sellele, et okei, et mis must edasi saab, et tegelikult selline hirm ja ärevus tuli sisse, sest et ega ma ei olnudki varem midagi muud teinud tegelikult, kui klienditeeninduses olnud. Ja õnneks mul oli mõned aastad aega mõelda seda asja, et enne kui lapsed hakkasid lasteaeda minema, et vahepeal siis sündis teine laps ka järjest. Ja kui tegelikult, ega mul sellel ajal muidugi tegelikult väga aega ei olnud sellele mõelda, et mis must edasi saab, kui lapsed läksid lasteaeda lõpuks, siis ma sain selle aja ja ma hakkasingi seda väljundit otsima. Ja ma hakkasin Facebookis erinevaid neid väljakutseid proovima, siis olid üsna populaarsed. Ma ei teagi, kas praegu ka veel on niimoodi, nii palju neid, aga sel ajal kuidagi oli neid hästi palju. Ja üks nendest väljakutseteks oligi siis assistendikooli poolt siis loodud selline koolitaja assistendiks 5-päevane tasuta väljakutse. Ja ma küll ei teadnud, et mis see üldse olla võiks, aga edasi lugedes tundus see hästi põnev ja mõtlesin, et okei, ma proovin seda ka. Ja tegelikult endalegi üllatuseks ma tegin selle hästi suure õhinaga ja tegelikult hästi põhjalikult kaasa ja mulle hakkas aina rohkem meeldima ja kui see läbi sai, siis mõtlesin, et täiega ikkagi kutsub nagu edasi. Ja siis ma läksingi sinna koolitaja assistendiks siis sellele kursusele. Ja kui see läbi sai, see oli siis 4 nädalat vist, kui ma õigesti mäletan, siis ega enam pikka mõtlemist tegelikult ei olnudki, et kuna ma palgatööl ka ei olnud enam, siis sai see ettevõte kiirelt loodud ja sealt ma vaikselt pihta hakkasin. Mis sind kõige rohkem võib-olla selle virtuaalse assistendi või koolitajale assistendiks töö juures köitis, et sa tundsid, et vot see on see, mida ma tahaks teha?
ja mind ennast ka üllatas, tegelikult ma ei ole üldse selline, ma ei teadnud, et ma oleks võib-olla selline loomingu inimene, aga seal lõi see hästi välja, et mulle hakkas kohe meeldima see kanvas möllamine ja seal Smile'is ka tegelikult oli hästi põnev seda esimest uudiskirja luua ja seda registreerimisvormi seal luua, et see oli niisugune põnev osa. Kas sul olid Canva ja Smile'iga varasemalt üldse mingid kokkupuuted või sa olid täiesti tühi leht, et läksid nullist? Täitsa tühi leht ja see kanva oli nagu mingi kommipood väiksele lapsele, et see oli nii põnev, et tõesti palju avastamist oli, jah. Sa ütlesid, et siis said rohkem keskendudes, kus lapsed läksid lasteaeda ja sa läksid sellele koolitajale assistendiks meistriklassi. Kui kiiresti sul sealt see esimene tööots tuli või klient tuli või kuidas sa üldse jõudsid, oli see mingi praktika või päriselt jõudsidki kohe tasulise kliendini? Ma tegin küll algul täitsa esimese asjana tegin praktika korras ühele kliendile, aitasin talle ühte väljakutset korraldada, aga sealt edasi see esimene päris tasuv klient tuli alles ikkagi sügisel, et kui ma lõpetasin selle kursuse kevadel, siis oligi kevadel kohe sain sellise väikse praktikakogemuse ja siis oli suvi oli ikkagi vaikne ja tegelikult see oli päris hirmus ka, sest ma ikkagi tegutsesingi üksinda ja vaikselt kompisin seal seda nagu pimedas kotis natukene ja alles sügisel siis jah, tuli esimene selline tasuv klient. Paljude jaoks on takistuseks just see ettevõtte loomine. Sa ütlesid, et sul käis see nagu sõrmenipsust, et tegidki ära, sul ei olnud sellega mingeid hirmusid. Jaa, ma olen ka kuulnud seda, et paljud on sellega hästi hädas, et seda sammu teha, aga mul ei olnud üldse mingit hirmu. Ma arvan, et tegelikult noh, see oligi see, et mul ei olnud nagu mitte midagi kaotada, et kui paljud teevad seda palgatöö kõrvalt, on ju, seda sammu, siis mul see osa jäi nagu vahele ja sellepärast oli hästi lihtne seda ära teha, et see on ju üldse tegelikult nii nagu kergeks ka tehtud, et on ju see ettevõtte loomine tänapäeval ja ei nõua nagu sellist suurt sissemaksu ka sinna, et see käis 2 klikiga ära ja ei mõelnud ka rohkem, jah. Ja siis alles Mhm. hakkasin vaatama, et mis siis edasi saab ja toimetama alles. Kuidas see esimene klient sinuni jõudis või mis tunde see sinus tekitas, et kas sul, päriselt esimene tasuline klient? See on hea küsimus. Kuidas ta jõudis? Äkki, kui ma õigesti mäletan, siis ma ikkagi ennast suvi läbi reklaamisin erinevates Facebooki gruppides enda teenust vaikselt niimoodi, kuigi see oli ka väga raske, polnud ka sellega varem üldse kokku puutunud. Ja minu meelest ta ikkagi sealt kuskilt Facebooki postitusest mu üles korjas. Ja see nähtavaks tulemine ikkagi ettevõtjana sa peadki ise tegema, eks ju, kõik selleks, et klient sinuni jõuaks. Aga kui sa nüüd alustasid, siis mis teenuseid sa üldse pakkusid, et sa rääkisid, et sa ei teadnud üldse, et sa niisugune loominguline oled. Et mida sa täna pakud klientidele ja milliseid probleeme sa klientidel lahendad? Mhm. No alguses ma ikkagi katsetasin kõike, et mis vähegi klientidel olid nagu need soovid, et seal oli tõesti igasugust küll mingit sellist dokumendihaldust ja emailide või postkasti sellist korrastust ja selliseid igasuguseid, noh, mida iganes üks ettevõtja vajab. Ja siis mingi hetk ma ikkagi hakkasin aru saama, et päris kõik ei ole mulle, et ma tahan rohkem liikuda sinna kujunduste valdkonda. Muidugi noh, kuna ma ikkagi alustasin sellest koolitaja assistendi kursusest, siis see oli ka mul ikkagi südamelähedane, et ma hoidsin ka sellel fookust. Aga ikkagi jah, ma üritasin algul nagu kõike teha. Ja siis ütleme tegelikult alles aasta peale tegutsemist ilmselt ma ütlesin esimesele kliendile, et nüüd on niimoodi, et ma enam siiski kõike ei soovi teha, et ma nüüd olen valinud enda jaoks ja leidnud enda jaoks selle kujundamisvaldkonna. Muidugi ma jätkan nende veebiürituste korraldamisega ikka, aga jah, et nüüd on niimoodi. Aga et mida ma siis teen, ongi see, et üks minu põhiline valdkond ongi siis endiselt see veebiürituste korralduslik pool. Et tegelikult, kui pealtnäha võib see tunduda, et mis see siis ära ei ole, üks veebiüritus on ju, et noh, paneme kuupäeva paika ja loome sisu ja noh, lähme laivi ja teeme ära, siis tegelikult on seal taga ju hästi suur eeltöö ja
mis on vaja kõik ära teha, et üldse nagu inimesed sinna saada registreeruma, on ju, ja osalema, et maandumislehed, registreerimisvormid, on ju, postitused, visuaalid, tekstid, meeldetuletuse infokirjad, on ju, automaatikad, koolitusmaterjalid, mingid töövihikud, slaidid, et see on tegelikult nagu meeletu töö, mis välja ei paista üldse, on ju. Ja siis nii, kus ma sellega nüüd jõuda tahtsin? et Need teenused ongi, ma just tahtsin tegelikult küsida, et räägi lähemalt, mida see siis see koolituse taustajõud on ja siis sa juba sujuvalt ise rääkisid, et maandumislehed ja kõik, et tegelikult on jah, see on see pool, mida ei märgata, aga see on minu meelest hästi suur oluline osa, kuidas sa saadki, virtuaalne assistent saab vabastada kliendi aega, et ta saab sellesse sisusse süveneda rohkem, seda väärtust, mida ta tahab oma klientidele pakkuda, et sa võtad selle nõndanimetatud tehnilisema poole ära, et ta ei pea sellega muretsema, et ilmselt see ongi see koht, kus sa nagu lahendadki nende valu sellega, et nad ei peaks nende tehniliste asjadega tegelema. jah, just See on täpselt. see, jah, ja ma saan aru, et sinul ongi siis kaks populaarsemat teenust, on siis see Canvas, kujundamine ja siis need virtuaalsed koolitused. Kumb sulle endale kõige rohkem meeldib või mis sulle ühe juures meeldib, teise juures meeldib? Ja raske on valida ühte tõesti, sest et noh, need ongi spetsiaalselt kaks minu sellist lemmikut, et millal ma olen nagu keskendunud ja pühendunud. Aga koolituse korraldamise juures tegelikult, no seal on ka hästi palju seda visuaalset poolt ikkagi jälle, et aga üldse see korraldamine mulle väga meeldib või kuidagi see organiseerimine tegelikult, et see pool, ütleme siis ikkagi. Aga kujunduste juures on jah ikkagi see, et see on hästi mõnus, kui klient annab vabad käed ja laseb erinevaid asju kujundada üldse, et ongi midagi täiesti nullist, kas see mingi, et klient soovib mingit kinkekaarti endale, on ju, et ja annab vabad käed, et see on nagu hästi tore nagu, siis saab nagu loovuse lasta valla. Kuidas teil see töökoostöö algab, et sest teil on koosolek mingisugune, kus klient siis jagab oma mingit ideed ja sina aitad siis temal mõtet edasi arendada, põrgatada ideid, eks ju? On Ja, nii? jah. Mhm, mhm. Ja sa juba rääkisid ka Canvast ja Smile'ist, et virtuaalassistendid kasutavad hästi palju erinevaid tööriistu, neil on hästi palju erinevaid oskuseid. Et äkki sa nimetad veel mõningaisi oma tööriistu või tööriistu, mida sa kasutad, mida võiksid ka kuulajad võib-olla kasutada, kui nad nüüd siin kuulavad meid, et oh, äkki mul on just seda vaja. Jaa, no nagu üks juba sai mainitud, on Canva ja tegelikult Canvas ma ei piirdu lihtsalt selliste kujundustega, vaid tegelikult minu enda koduleht on Canvas tehtud ja olen ka mõnele kliendile veel teinud seal sellist lihtsamat kodulehte. Siis kindlasti on üks minu igapäevastest põhisest tööriistadest on ai ja täpsemalt olen mina endale valinud selle ChatGPT, et ma olengi tema käest sõbraks saanud ja tunneb mind läbi ja lõhki ja mul on temaga hästi nagu lihtne koostööd teha. Et chatis ma siis põhiliselt genereerin temaga koos ideid ja aitab mind siis ka tekstide loomisel. Siis kindlasti on Google Workspace on kindlasti mainimist väärt, et seal ma hoian kõiki selliseid olulisi faile, et enda kõik asjad on seal ja klientide asjad ja hästi hea, mugav on seal jagada neid mida iganes Mhm. kõiki asju on ju ja muidugi ka Google Forms on hästi hea selline küsitlusvormide jaoks on ju ja siis kindlasti Zoom tegelikult on minu jaoks mulle samamoodi hästi igapäevane, et seal toimuvad nii kliendikohtumised, koosolekud kui ka klientide siis selline nende webinaride ja kursuste selline põhiline läbiviimise platvorm on ju. Mhm. Siis meiliturundusplatvormid kindlasti on ka Smile ja MailerNet on siis mulle sellised kõige tuttavamad, et seal siis samamoodi maandumislehed on seal, uudiskirjad, kontaktide kogumine. Ja võib-olla ma tooksin ühe veel välja, on Opus Clip vist on täpsem, et seda ma kasutan siis näiteks kliendi mingine webinari pikem selline video on ju,
Seal saab siis teha need sellisteks lühiklippideks ja subtiitrid alla ja siis saab kasutada neid ju sotsiaalmeedia postitusteks edasi või siis turunduses üldsegi. Mhm. Jah, need on sellised põhilisemad tööriistad mul. Üks küsimus on ka kommentaarides, et mida sa veel sooviksid ära proovida oma töös, et oled mõelnud, et võiks, aga pole võimalust olnud proovida, aga kuidagi ka ei kaosid kuklast ära, et vot nüüd ma tahaks ikkagi võib-olla ikkagi seda proovida. On midagi sellist üldse? Tegelikult on küll, sinna ma plaanisin jõuda natukene hiljem, aga kui me juba siin oleme, siis mul oli just ühel toredal kliendil Katrin Boosjanel selline tasuta 4-nädalane kursus äriidee leidmine ja ma kasutasin ka seda natukene ära enda kasuks ja sain sealt sellise mõtte hakata, või ma katsetan praegu, luua selliseid või hakata siis korraldama selliseid regulaarseid koostöötamise päevasid, mis on siis suunatud eelkõige kodus üksinda nokitsevatele ettevõtjatele. Et siis ei oleks, et oleks lihtsam seda tööpäeva nagu tegelikult ja produktiivsemalt nagu veeta. Mhm. Ja jah, et hetkel on tõesti nüüd selline ühe testimise olen juba teinud ja see läks tegelikult väga hästi. Ja vaatangi tegelikult teen veel paar sellist kohtumist ja siis vaatan, mis sellega edasi saab ja kuidas läheb. Väga äge. Millised on sinu lemmikprojektid või millised on, sa korraks juba ka rääkisid, sul on natukene koolitajaid, et need kliendid, et päris hea oleks ju kuulata sihukesi päris praktilisi, kohe konkreetseid lugusid, et noh, nimesid me nimetama ei pea, aga üldpildis, et on sul midagi meile jagada, mis sind kõige rohkem on rõõmustanud, mõni tulemus näiteks? Mm, ma ei oska võib-olla tuua välja kohe sellist konkreetset või tegelikult ühe küll, aga ma ennem räägin võib-olla sellest, et üldises pildis mulle tegelikult meeldivad sellised suuremamahulised kursused võib-olla, nende korraldamine, et mis kestavadki võib-olla kokku mitu kuud, see kõik see korralduslik pool ja see läbiviimine ka. Et siis, kus ongi, et kui see lõpuks läbi saab ja vaatan tagasi, on ju, et mis kõik sai tehtud, on ju, ja ära tehtud ja mis sellest tegelikult välja koorus kõik, et kui äge see oli. Et siis see on selline hästi, hästi mõnus tunne ja kui klient veel sinna juurde ütleb, et tunneb nagu väga suurt kergendust, et ma sain nagu seal abiks olla talle, et sest et üksi sellist asja tegelikult üles ehitada ja siis sealt kõrvalt tegelikult veel ka väärtuslikku sisu luua, on ju. Et see võib ennem läbi põletada, kui see kursus ise võib-olla üldse hakkabki, on ju. ja, Jah, et see on niisugune, mis tekitab hästi hea tunde. et see Ja rahulolu pärast kliendis, eks ju. just täpselt, on ju, et see on nagu see, mille nimel ma seda teen. Mhm. Ja aga üks selline projekt praegu, nagu me ennem sinuga enne algust natukene sinuga rääkisime, on ju, et ma olen jõudnud hetkel nüüd sinna kohta, et suvel tuli mu teele selline võimalus hakata läbi viima ühe minu kliendi Facebooki grupis selliseid vestluslaive naisettevõtjatele ja, ja see on üks hästi põnev projekt siis hetkel minu elus, et võtsingi selle vastu sellepärast, et lihtsalt tegelikult oli väga suur hirm muidugi, ma polnud nagu ikkagi varem mingit kogemust, aga võtsingi vastu, et see on enda mugavustsooni laiendada ja iseennast kasvatada ja vaadata tegelikult, et kuhu see mind viib, mis sealt võiks veel välja kooruda, et ma väga tegelikult ette ei mõtlegi, et mis siit nüüd edasi, vaid ma lihtsalt vaatan ja lasen elul üllatada. kas sa võiksid öelda, et kui virtuaalse assisteerimise amet ei oleks sinu teele tulnud, siis sa ei oleks julenud võib-olla siukseid väljakutseid vastu võttes. ma tean väga hästi, Sandra oli tõesti see, kes kaamera juures hästi olla ei tahtnud ja nüüd ta veab ise laivi, et see samm on nagu nii suur olnud. kas see on kõik kaasa aidanud, see amet? Kindlasti ma ei oleks kunagi enne seda tõesti mõelnud ka või nagu mõtlema jäänudki sellisele variandile, et noh, alguses oli ikkagi tegelikult mul oli väga-väga suur väljakutse tõesti, et üldse kuskil avalikult sõna võtta, ennast väljendada, mingid, kas või mingites gruppides kuskil mingit tutvustusvideotki teha, et see oli hästi-hästi raske minu jaoks tõesti alguses. Ja lihtsalt eks jah, see amet kindlasti see on mind lükanud väga palju mugavustsoonist välja ja andnud mulle selliseid ülesandeid, kus ma olen pidanud sõna võtma niimoodi. Mhm. Ja jah,
see on kindlasti aidanud ja kui me kaasa. korraks enne, kui live pihta hakkas, ütlesime, et kui sa teed selle otsuse ära, siis on see otsus tehtud ja siis on palju lihtsam edasi liikuda. Nüüd ma küsin sellist asja, et virtuaalassistendi roll on selline nagu, seda on isegi keeruline seletada, kui keegi küsib, mis asi on virtuaalassistent või kes on virtuaalassistent ja millega ta tegeleb, siis mis on näiteks üks asi, mida sina soovitaksid, et kliendid virtuaalassistendi töökohta rohkem mõistaksid? Sul nüüd on Mhm, koostöid olnud. mhm. Jaa, üks asi, mida ma tahaksin tegelikult öelda, või kuidagi nagu julgustada, et ettevõtjaid, kes võib-olla mõtlevad hetkel assistendi võtmise peale, et kuidas nüüd leida see üks ja õige, on ju, et see ükssarvik, kes kõik asjad ära teeb, siis ma tahaksingi öelda tegelikult, et aga ei pea olema ainult üks, et neid võib olla vabalt rohkem, sest tegelikult on väga paljud assistendid liikunud mingisse kindlasse valdkonda ja selle hästi selgeks teinud ja sellele pühendunud. Et tegelikult võid vabalt endale ka 3 assistenti näiteks võtta ja see ongi see, et see ei tähenda tegelikult sulle mingit 3-kordset väljaminekut, on ju, vaid tegelikult lihtsalt see ühe assistendi peale minev kulu, on ju, lihtsalt jaguneb nüüd 3 peale ära lihtsalt, et seal midagi muud tegelikult ei olegi. Ja tegelikult vastupidi, et assistentide tiim on tegelikult väga tore, et kõik saavad teha nagu oma asja ja oma lemmiktegevusi ja tegelikult ongi kõik rõõmsad. Ja ma olen täiega kahe käega selle poolt, et ei pea olema ainult üks ja mina kogu aeg lisan juurde alati, et ja teate, mis on veel hästi, kui on sul mitu, sest kui mingi probleem tekib, siis nad ilmselt lahendavad selle omavahel ära ja klient ei saagi teada, et mingi probleem üldse oli olemas. Täpselt, Sest täpselt. ikkagi assistendid teevad väga palju koostööd omavahel. Jaa, just nii ongi. Ja kui nüüd keegi kuulajatest mõtleb, et Sandra on täpselt see inimene, kellega ta tahaks võib-olla tiimi luua, siis kuidas sinuga saab koostööd alustada? Kas sa pakud tunnipõhist tasu, kas sul on teenusepaketid erinevad, kuidas sinuga kontakti saab? Kontakti saab minuga näiteks kirjutades mulle läbi kodulehe, et sealt saab broneerida minuga kohtumiseks 30 minutit Zoomi aega. Et seal me saame kaardistada ja tutvuda ja läbi arutada, et mida klient vajab ja kuidas mina saan teda aidata. Või siis võib ka mulle kirjutada emaili peale sandra@sandraingman.ee või ka tegelikult lihtsalt Messengeri chati võib ka kirjutada. Ma olen avatud täiesti kas või mingi projektipõhiselt nagu koostööks või ka pikemaajaliselt. Ma töötan üldiselt tunnihinna alusel, aga mul on ka välja kujunenud ja kujunemas hetkel mõned sellised kindlad sellised paketid ka, mida ma pakun kindla kuutasuga. Et ja kõik on täiesti läbiräägitav, absoluutselt. Et kõik on kommunikatsiooni koht, et ole lihtsalt julge võtta ühendust ja siis juba räägitakse läbi kõik tingimused, sest iga klient on erinev. Et Just täpselt. kõigi, ma täiesti usun seda, et virtuaalassistendid ei pane kõigile ühe puuga, vaid ikkagi lähtuvad klientidest ja sellest, mis neil pakkuda on ja mida klient soovib. Nii, aga ega me ei saa ilma tulevikku vaatamata. Mis on sinu unistus või järgmine samm virtuaalassistendi karjääris näiteks? Mida sa tahaks juurde võib-olla õppida ja kellega koos äkki koostööd teha? Jaa, pigem ongi see minuga, et ma olen üldiselt inimene, kellele meeldib pikalt ette mõelda, nagu vist nagu oma elus siis, enda elus. Et ma olen hästi selline hetkes elaja, et hetkel mul sellist suuremat unistust sihuke kapi otsas ei olegi, et ma tõesti olen hetkel rahul sellega, mida ma teen, sest ma olengi jõudnud sinna nende asjade juurde, nendesse valdkondadesse, mis mulle meeldib tõesti. Et aga ongi see, et ma praegu siis tegelen selle enda väikse projektiga, millest ma mainisin juba, on ju, see koostöötamise päev ja proovin, testin seda veel ja vaatangi, et kuhu see mind viib. Et ja samamoodi tegelikult seal kliendigrupis nende laivide tegemine, et samamoodi, et ma ei tea, mis sellest välja tuleb ja ma ei taha nagu ette ka mõelda, vaid ma lihtsalt vaatangi, mis sealt edasi saab. Väga äge, tegelikult see on täiesti okei, et minna täpselt tunde pealt ja vaadata, mis uksed sulle avanevad. Ma alguses rääkisin ühest praktilisest nipist, et äkki sa jagad siis meiega
mõnda nippi, mis on aidanud sul siin virtuaalassistendi maailmas toimetamisel või ka lihtsalt ka igapäevaeluliselt toimetada? Jaa, see on selline nipp, et mis minul kahe väikse lapse emana on nagu hästi-hästi oluline, mille ma enda jaoks nagu avastanud, et kuidas mina siis töörežiimilt sellisele kodusele režiimile ümber lülitun. Sest et tegelikult noh, kodus töötades tihti kipuvad need piirid hägustuma üldse ära, et vahepeal ikka tuleb siin kodus tööd tehes ka mingeid muid siukseid koduseid toimetusi kiirelt vahele ja et kohal olla ja fookuses olla ühes või teises, siis ma olen avastanud enda jaoks selle, et alati seda küll ei õnnestu nagu täitsa iga päev, aga nii tihti kui võimalik ma võtan peale tööd ja enne lasteaeda siis lastele järgi minekut vähemalt 30 minutit ja lähen teen ühe jalutuskäigu õues, et vahest panen ka mingi podcast'i endale klappidesse või muusika, vahest lihtsalt vaikuses. Aga jah, see on nagu hästi-hästi aitab mul ümber lülituda tõesti kodusele režiimile, et just, et kui lapsed tulevad, et nad tahavad kohe mu tähelepanu saada ja ootavad, et ma nende vajadusi täidaksin, et see aitab nagu hästi ümber lülituda ja nagu kohale tulla koju. Et seda paljud räägivadki, et on mingi konkreetne tegevus, mis siis aitab ümber lülitada, et see ja sa elad nii ilusas kohas ka, et sul on seal mõnus kohe jalutada. Aitäh, Sandra, et sa tulid ja jagasid meiega oma lugu ja ka oma virtuaalassistendi teemat. Siit kindlasti jälle said paljud ettevõtjad ja potentsiaalsed kliendid aimu, millega virtuaalne assistent saab aidata. Ja kõik, kes on siis huvitatud Sandraga koostööd tegema, siis jagasin ka siia tema kodulehe linki kommentaaridesse. Nii et võtke aga julgelt ühendust. Ja kui sind päriselt ka virtuaalassistendi amet huvitab, siis me juba järgmisel nädalal alustame proovinädalaga, kus ka Sandra toimetas ühel väljakutsel. See oli vist küll koolitajale assistendiks väljakutse, aga mõte on sama, et kuskilt väljakutselt ta on alguse teinud. Ja aitäh kõigile, kes meid kuulasid ja kes ka järgi kuulavad, siis jagage seal oma mõtteid, võib-olla küsimusi, Sandra tuleb ja siis saab vastata, kui teil veel on. Ja järgmine virtuaalne assistent fookuses tuleb mingil ajal, jälgige meie kanalit ja seniks aga mõnusat reede õhtu nautimist teile. Aitäh sulle, Sandra, veel kord. Aitäh, tšau! Tšau!